Millal see köha üle läheb? Hea küsimus. See on sama hea, et kuna see ilus ilm tuleb. Alles oli just. Aga kunas tuleb? Homme. Kus sa tead? Ma luban sulle, usu mind, homme tuleb ilus ilm. Ma ei usu. Vaat see on juba sinu mure. No nii, alustame siis uuesti. See on meie 3. katse proovida alustada seda saadet. Tere tulemast teile kõigile 12 inimesele, kes teid siiamaani vaadanud on ja kuulanud on. Me oleme küll ainult YouTube'is täna üleval. Või nagu eelmine episood. Ma küll jagasin seda, aga ega see, tead. Fame'i on rohkem vaja. Kuulsaks on ikka vaja saada. Kuulsaks on vaja saada, ma arvan jah. Aga küll me hakkama saame. Kus see hiir kodus? Nii. Läinud. Räägi, tere tulemast tagasi. Kuidas sul läinud on? Elu on olnud siuke väga pingeline ja on väga palju asju vahepeal toimunud, et ei olegi siin aega ja mahti olnud siin siukse eraeluga tegeleda, et kogu aeg ainult töö ja värgid sõbrad. Et pereasjad ikka Eraeluga pole aega olnud. Jaa, aga sõbrad. Sõbrad ja töö. Need asjad. Ai. Ja kuidas sina? Haigelt? Ei, see haigus tuli alles eelmine laupäev. Siin on väga hästi läinud. Oot, kuidas ma selle eelmise podcasti tegin? No sellega tegelikult see case ongi, et nagu eelmine nädal jäi vahele. See on juba nagu põhimõtteliselt juba nagu 2 nädalat tagasi. Oligi vist jah, eelmine kolmapäev tegime. Üle-eelmine kolmapäev õigemini. Ehk siis 2 nädalat on vahel jäänud. Aga ei tore kuulda, et inimesed hoiavad ennast suvel tegevuses ja ei puhka. See ainukene aeg aastas, kus võiks inimesed puhata. Teevad me kõik tööd. Eriti tudengid. Aga no mis sa teha saad? Peab tegema. Eelmine nädal vahetus jäi jah, või eelmine nädal jäi jah sellepärast vahele meil, et mina läksin kõigepealt ühte kohta ja mina läksin teise kohta. Ei no sina oled tööl. Ma olin tööl ka. Aga mina läksin lihtsalt, Henri sööb seda šokolaadist vahtplasti, mida tema nimetab riisiks. Aga põhimõtteliselt jah, mina käisin eelmine kolmapäev kuni reede Vormsil, millest pärast mida ma siis haigeks jäin. Siia ma toibun, aga eks ma pean võitlema. Ja sellepärast ma ei saanudki, ma algul mõtlesin, ma teen seal Vormsil koha peal mõne teise inimesega seda. Aga siis läks juba üks hetk kiireks ja siis ma ei viitsinud asju kaasa pakkida. Sest et ma pean siis võtma 2 statiivi kaasa, ma pean võtma kellega. Ja laud on kindel, laud peab kaasas olema. Ja siis me pidime meil oli nii palju söögi ja muid asju ka, kõiki magamisasjad ja elamisasjad olid ka kaasas ja siis pidime nagu ühe autoga minema ja siis seal oli juba niigi vähe ruumi ja siis kui ma hakkas oma kaikaid asju ka sisse toppama hakkan. Plus ma ei tea, kui väga teised inimesed oleks tahtnud teha seda, tegelikult see oleks päris chill on, sellepärast et me enam sajast istusime niisama. Kõik päevad oli päike, täis sinine taevas, ülimõnus. Aga ma ei usu, et teised inimesed oleks väga viitsinud teha. Võib-olla oleks, aga võib-olla mitte. Samas seal oli Gert, kes on väga jutukas, kui ta tahab, kui ta suudab. Kogu aeg oli päike, aga nagu saad ikka siuke lumivalguke. Mida sa ajad? Ma olen ülipruun. Anna, näita, on kuradi koibana. Sa istud kontoris. Ma olen sama pruun. Ei, tegelikult suht kõrbesin ära. Sa istud seal päikse käes küll, aga ma ei viitsid nagu päevitud tegema. See oli niimoodi, et läksid pruuniks, põlesid ära ja siis hakkas uus ikka kiht peale tulema. Jaa, nahk tuli maha.
kogu aeg niimoodi käis pruun nahk tõi maha . mm. . ma lihtsalt , ei , ma arvan , probleem on selles , et ma pole veel pruuniks läinud . mul lihtsalt võtab kaua aega see , vaikselt lähen . mul on niimoodi , et sest mul eile hakkas nina alles kooruma . Mm. no näed , mul on niimoodi , viskan pikali , siis on 15 minti ja siis on punane . okei , tegelikult nii hull ei ole . aga see on natuke hapu ja kui sul 15 minti , siis lähed . mul on jah , kiirelt läheb ikka . veab . no tegelikult ma nagu , ma ei tea isegi kaua me istusime seal , aga ma pruuniks läksin küll , aga samas seal oli teine vend , kes istus terve päeva , ei istus 2,5 päeva vist istusime seal nagu olime õues kogu aeg , vaata . ja noh , päevitsi endale mingi maika selga , aga seda ka tänu alles 2,5 päeval . kui ma oleks kogu aeg niimoodi olnud , siis ma oleks juba kärsanud , ma arvan . nii valgelt peegeldab seda päikse . ja ma olin kogu aeg istusin päikseprillidega , ei saanud rääkida normaalselt selle vennaga . uskumatu koletis . ei , aga siis me grillisime seal ja no eks ma siis muljetan veits , mis see vorm endast kujutas . eks me seal grillisime , istusime , tegime piipu . õhtul läksime sauna . 2 õhtut käisime saunas . väga mõnus . lihtsalt esimesel päeval jõudsime sinna , poole päeva pealt jõudsime sinna , tegime juba grilli käima , tegime juba sauna ja siis sa õhtul olid lihtsalt niimoodi , et mine mekki , mis tunne , sest sa tead , et sa ei pea homme mitte midagi tegema , sul on täpselt samasugune päev ootab ees . siis elu on life'i . grillid ja käid saunas ja käisime juba saare peal veits . ujuma ei jõudnudki seekord . asjad olid küll kaasas , aga ujuma ei jõudnud . raisk . vesi pidi mingi 16 vist olema . aga ma ei tea , ikka ei jõudnud . nägime mägiveiseid , vaatasime neid , nägime lambaid olid kohalikud . ei olnudki Tallinnast . ei , kusjuures fun fact , ma sain teada , et Vormsil elab 400 inimest . aga kui sa seal kohapeal oled , siis sa ei saa aru , et seal 400 inimest elaks . nagu sa , tundub , et sa oled nagu üksinda seal põhimõtteliselt , noh . ja paar naabrit . aga nagu , isegi kui sa Saaremaal ringi liigud , siis okei , seal on ikkagist nii-öelda väikseid külasid , aga ja maju , aga ma ei tea , ma ei ütleks , et seal 400 inimest nagu pidevalt elaks . pigem on seal kui suur see on , see Vormi ? ma ei ole käinud selles suhtes . millega võrrelda seda ? võtame Maps'i lahti , vaatame , kui suur see oi , nüüd tuleb kiire otsing . Jep. ekraani ma ei viitsi klaviatuuri võtta , siis ma panen klaviatuuri pealt klõpsin . sa võid nii kaua otsida Vormsi üles , ma nii kaua siis seletan , mis Vormsil veel oli . lambaid nägime jah , ja puhkasime , mis oli väga vaja peale seda väga pikka tööaega , mis me teinud oleme . kõik meie inimesed , kes seal olid , kõik me 4 . tundsime , et oleks vaja , tegelikult meid pidi siin rohkem tulema , aga nagu ikka nädala sees . Vormsi Tallinn jah , tegelikult meil pidi sinna rohkem tulema , aga nagu ikka nädala sees planeerida asju , siis inimestel ei ole aega ju nädala sees . et nii , et läks hästi isegi , et me 4 inimest sinna saime . jah , kui sa nüüd nägid seda Vormsi kaarti , siis olen kõiges kaas , jah ? jaa , täitsa õige kohta . siin on siis Borby , Kersleti . see on tegelikult vaata Rootsi järgi tehtud ja kõik need Y-id , mis nende külade lõpus on nagu Sviibi ja Borby , tegelikult hääldatakse üks . noh , aga naljakas on öelda Tibü ja Söderbü ja Norbü ja ma ei oska sulle öelda , nagu ma sulle võrdlust ei oska anda , kui suur Vormsi olla võiks . meie olime seal , näed , Hullos või noh , Hullost edasi . ongi niimoodi , jah ? me olime sealt Hullost edasi vasaku poole veits . mis ongi siuksed nimetused , või ? mis asjad ? rootsipärased . jaa , see ongi , see oli , ennem oli mingi Rootsi mingi asi , see oli ennem mingi Rootsi maa vist midagi sellist . see ongi , kõik külade nimed ongi siuksed . me olime sealt Hullost edasi veel sealt järvest ka mööda seal . siis käisime Rumpos , nägime neid mägiveisid , ma tahan ka öelda , kogu aeg öelda vägimeisid , sellepärast me tegime nalja , et need on need mingi šoti vägimeised ja siis nagu Joor mul on mingi mis asi , ei ikka mägiveised , mitte vägimeised . jah , ja sadam on seal laval , 30 tundi sõidab sinna praamiga . Haapsalust Rohukülast saate minna , vaadake , Seasaar . see on , ei tea , kuidas see saar sai nime . võib-olla seal mõni sigu on .
aga jah, soovitan minna teile Vormsile, väga ilus vaikne saar, kes ei ole käinud, minge käige ära. Jaa. Ja ega me seal vist väga muud teinudki, jah, puhkusime, nootisime ja siis kui ma tagasi tulin, siis ma arvan, et viimasest õhtust, kui me sauna tegime ja siis ma jooksin vahepeal õues paljatilliga ringist, et siuke vaba tunne oli. Kuule, meil oli seal 3 poissi ja 1 tüdruk, noh. Ja siis nagu 3 meest käisid saunas ja siis käisime vahepeal väljas, noh, Kristjan istus seal sees juba selleks ajaks, kui me sauna läksime. Ja siis noh, läksid välja ja ja sa lihtsalt jooksid ringi niimoodi. Ma võtsin nagu rätikuga läksin välja ja siis ma mõtlesin, et nagu ma nägin, et naabri kuskil, noh, seal tegelikult nagu naabri otseselt nagu hoovi ei näe. Oleneb, kus kohas sa seal hoovis oled. Aga noh, see suitsusaun enamasti keset hoovi ja see jääb sinna nagu enamasti ette neile. Nad ei näe. Ja siis nagu nii oli vaja natukene paki tihendada kuskil metsa äärest, siis ma rätikuga ei viitsin minna. Siis ma mingi Ullmees tuleb Tallinnast. Lasin lipumasti raisk. Ei. Ei. Okei. Jah, lasin vabaks. Lasid paagi tihjaks. Lasin nagu rätika lahti ja lasid kellad valla. Andsin tuulel takk. Ma ei tea, mis sõna sa andsid. Ma ei tea ka, kuidas ma seda viisakalt läksin ütlema. Anyways, jah. Tundsin vabana ühesõnaga. Aga seda lipumasti löömist ma ei arvestanud seal. Ei näinud vajalik oleks. Läksin metsa. Aga jah, ma arvan, et sellest, et kui me seal väljas nagu teine õhtu oli natukene külmem, et siis kui me seal ringi taidlesime, siis uuesti seal sauna tagasi läksid juba plaasis. Seal ma võibolla sain kuidagi külge endale niimoodi, et reede õhtul ma seda otseselt ei tundnud, aga või no veitsi tundsin, köhima hakkasin, kurgus oli valus ja lauba hommikuks oli juba siis persena. Siis ma juba lamasin pool päeva, ei suutnud liigutada. Midagi nägin, jah. Siukene oli minul nädalavahetus, või õigib nii, nädalavahetus oli haige, enne nädalavahetus oli mõnus. Short story long. Jah, see oli väga short story long. See on klassika minu puhul. Nagu ikka. Minu puhul on see eriti klassika. Hakkan õhtusest rääkima. Hakkan aida uksest rääkima ja lõpetan kuradi koera kuudiga. Et sellepärast meil ei olnud eelmine aasta. See nohu sööb mu aju lihtsalt. Sellepärast ei tundnud meile eelmine nädal podcasti. Ei tund, jah. Ta on kogu aeg vlog öelda, sest et pigem seostan siin vlogimisega. Naljaks, sest tegelikult nagu, see ei ole siuke asi, mida tegelikult ma väga viitsiks teha. No, selles mõttes, ma viitsin siukest kunstilist asja proovida ja värki. Ma seal Vormsil filmisin ka, ma ei ole selle asjaga veel tegelema hakanud. Et kas sealt midagi saab kätte või mitte. Millega filmisid? Peegliga. Ma võtsin peegli kaasa. Meil tegin ühesid pulli pilte värki ka. Aga see... jah, siukese kunstilise asjaga teen pigem rohkem. Aga just see vlogimine, no, see teksti möla rääkima, see on nagu, ta on okei. Ma saan hakkama sellega, aga lihtsalt ma ei tunne, et ma seda nagu väga pikaajaliselt teeksin. Et pigem teha siuke kunstivärki ja natuke juurde rääkida. Mitte see, et rääkida hästi palju ja siis proovida kunsti teha, mis sinna üldse kunsti moodi väljagi. Vot, ja rohkem vist ei olnud vahepeal midagi huvitavat. Täna käisin vanaema sünnipäeval. Sõitsin jälle üle pika ja maakodusse, kus ma käisin võib-olla aasta tagasi. Nii ammu. Jah, vanaema sünnipäev ongi põhjus, miks ma sinna satun. Või vanaisa sünnipäev. No, lapsena ma olin kogu aeg seal, kõik suved olin seal väiksena, aga mida vanemaks saad, seda vähem aega või siis vähem tahtmist on sinna minna. Puubeka ja eriti see viitsi minna, sul on kõike muud teha ja siis sa pead mingi maale unust ära. Aga nüüd on jällegi see, et nüüd võiks nagu minna. Nüüd ma olen juba nagu, jah, nüüd ma olen 21, ma olen täiskasvanud. Nüüd peaks minna, nüüd peaks nagu täiskasvanud asju tegema. Nüüd võiks, vaatama sõnu igaks juhuks. Täiskasvanud asju. Nii, mis sa mõtled? Ma maale sellepärast ei lähe ainult täiskasvanud asju teha. Ei noh, ma ei mõtle seda. Ma teeksin ikka nüüd samu asju, mida ma väiksen tegin. Ma tegin väiksen ka tööd seal kogu aeg. Korjasin maasikaid ja andsin kartulipõldu künda ja
korjasin või mitte mustsõstraidi värki, aga nüüd kui ma käisin, siis seal oli kõvasti vähemaks jäänud kõike. Ja kui ma täna seal läksin, siis mul tuli see point kohe, et ma teadsin, ma täna tahaksin salvestada. Ja siis ma mõtlesin, et ma kirjutan, et kui mul midagi jälle tuleb, siis ma kirjutan ülesse. Ja siis ma mõtlesin seda, et ma mäletan seda, kui ma väiksena käisin seal, seal on meil niisugune maakodu, kus on nagu lahtised hoovid põhimõtteliselt, no osadel on aiad ka, aga enamasti on lähestikku ei ole siuksed mingi väga kauged, nagu majad ei ole üksteisest kaugel, krundid ongi kõrvuti põhimõtteliselt. Ja kui ma väiksena käisin seal, siis seal oli teisi lapsi ka vahest ja siis ma nagu mängisin nendega seal, jooksin ja möllasime värki. Aga siis ma hakkasin, täna kõndisin ja siis ma hakkasin mõtlema seda, et kõndisin ühest majast pöördlu, täpselt, kurvi peal täpselt enne kui meie juurde pöörad, on seal see maja ja siis ma mäletan täpselt, kuidas ma seal käisin alati põhiliselt, seal üks põhivõtt oli seal ja tema juures ma käisin alati mängimas ja siis ma mõtlesingi täna, et hakkasin mõtlema, et kuradi, et kes see vend oli, nimega ei ole meeles või kes see kurat on, ülipull venna, aga ei tule ette. Siis ma hakkasin mõtlema, et vahest kui sa näed mõnda venda, mul on päris tihti viimasel ajal seda, näen mingit venda ja vaatan talle otsa ja ma lihtsalt mingi, ma tean seda venda. Täiesti lõpp, mul on nagu keele peal see, kust ma tean seda, kust ma tean. Ja siis ma hakkasin mõtlema seda, et kui meil siukene asi tekib, kas need ei ole umbes mingid, siuksed inimesed, keda ongi umbes näiteks, ma ei kujutaks ette, et ma tunneks ära praegu selle sama venna, kes seal nõelda naaber suvilas oli, siis kui ta praegu kuskil mul vastu tuleks. Aga võib-olla on ta mulle vastu tund juba. Võib-olla ta on juba, aga lihtsalt ma ei tunne ära. Et kas reaalselt on võimalik, kas me tunneme nagu need väga vanad tuttavad ära? Okei, mingid laste ja kaaslased võib-olla tunneb seda nendega kogu aeg koos, aga just need nagu temaga vaata, ma ainult suvel mingi, maks 3 kuud. Ega ta kogu aeg seal on, aga ütleme, et 3 kuud, 2 kuud ütleme. 2 kuud olid põhimõtteliselt koos, siis mõtlesin, et ma tean, et mingi pulli vend oli, ta oli vähe jämedam, aga ma ei mäleta, milline ta välja nägi. Ja ei tule ette ka, nii et paks poiss, kui sa kuuled seda podcasti, siis võta Ragneriga ühendust. Kui sa mind mäletad, siis anna teada. See on mina, see See on mina. Sealt. Mängisime. Aga mis mõtteid sul veel on seal kirjas siis? Jaa, ma käisin täna hommikul ennem poes ja siis ma läksin kõigepealt jalgsi. Jalgsvageriga. Uskumata lihtsalt pea on nii paks peal. Kõigepealt läksin jalgsi poodi, sest ilus ilm oli, ma ei viitsinud bussiga trippida. Ja siis käisin poes ära ja siis tulid tagasi. Seljakott oli juba asju täis. Ja siis läksin bussi peale tagasi, et ma ei viitsinud tagasi enam kõndida. Ma nüüd nii tervise sportlane ka pole. Hakkasin bussiga tagasi sõitma ja siis ma alati olen ma mõelnud seda, et ma lootnud, et siuke case tuleb. Et siis kui ma tulin, ma ei tea, mis see kellaaeg võis olla, mingi 12, 11, 12, siis on see siuke aeg, kus väga palju enam ei liiguta. Kõik on juba tööle ära läinud ja lõunad ei ole ka veel, et tuleks kuskilt. Ja siis buss oli enam tühi, mingi norm, enam-vähem rahvastik oli, aga istekohti oli palju. Siis ma istusin juhti kohta maha, kõrval oli ka vaba, panin koti sinna. Siis ma alati lootnud, venelased on alati need, kes tulevad istuvad sulle kõrval, isegi kui mujal kohad on. Siis ma alati lootnud, et tuleb keegi, kes mingi vana mutt või midagi, kes tuleb ja ütleb, et ohandust, et võta kotti eest või midagi. Ma olen alati tahtnud öelda vastu, et mis sul viga on. Kui sa oleks küsinud, et kas koht on hõivatud või et kas sa saaksid kotti ära võtta, siis ma oleksin siia istuma lasknud. Aga see, et sa tulid nii ülbel toonil, ma ei lase nüüd istuma. Vaata selja taha, vaata ette, igal pool neid kohti. Miks sa just siia kohta pidid tooma? Aga mul ei ole siukest olukorda veel on. Aga ma olen valmis selleks. Ma olen valmis selleks. Iga päev mõtled? Ma iga päev bussiga ei sõida, aga iga kord, kui ma bussiga sõidan ja mu kõrval on koht vaba ja ma näen, et teisi kohti on ka, siis ma olen alati valmis selleks. Ma tahaks, et see juhtuks. Ma saaks teiega lihtsalt nagu kuradi näkku panna. Saadan mõne sõbra siis sulle. Ei, see peab mingi vana päss olema, see ei saa mingi mõtete vend olla. Noorukid on, need on mingid lihtsalt nolgid. Neil ütled lihtsalt. Tegelikult ei, noorukiga oleks ka hea tegelikult. Saaks lihtsalt, kurat, mida sa mölised? See on teised kohad ka veel. Muu kott on tähtsam kui sina praegu.
mul on siin piimad ja kuradi makaronid sees, eks ole. Mine ära. See ei ole koht, Aur ära. See koht ei ole sinu. Ma tahasin näha. Mine ära. Sa oled nii kole. Jah, kui üksinda hakkad seal niimoodi rääkima talle vastu, siis siis sa võib-olla saad huvitaid pilke. Aga inimesed võiks talle rohkem pohku Eestit. Mitte hoolida nii palju sellest, mida teised arvavad. Jaa. Võiksid lihtsalt olla nii, nagu nad tahavad. Ja siis põhimõtteliselt viimane asi ka, mida ma täna veel panin tähele. Et kui ma jõudsin sinna maakohta ära, soovisin vanemale õnne. Noh, imelik asi on see, et ma ei tea täpselt, kui vanaks ta sai. Savi. Aga ma arvan, et sellises vanuses on vist suht savi juba vana saab. Ta on juba vana. No üle 70, seda küll. Kuskil seal. Ja. Kui sa nagu juba üle 21 vaata, siis on ka nagu suht suva juba. Nagu noh. Mina arvan, et 25 on see. Või 30 on see, kust mul hakkab suva. Sinnamaani on ikka enam-vähem veel. 20 on ikka minu jaoks enam-vähem. Aga 30 saad siis nagu, noh, siis on nagu on, vaata, kui keegi on 30 on ja siis ta peaks juba vaikselt hakkama niimoodi pereasja tegema. Siis on juba poolelu möödas. Siis on juba süke, et nüüd sa ei ole enam noor. No minu meelest ikka 30 on viimane aeg teha, noh, pereluua. Ma ei tea, viimane aeg küll ei ole. Okei, hoia seda meeles, ma räägin oma jutu lõpuni ja siis me läheme selle teema juurde. Muidu me lihtsalt räägime jälle Aida uksest ja lõpetame koera uudiga. Et vaatasin siis, andsin vanemale kingi üle, või no kinki mul on, ma andsin lihtsalt lilled ja koogi ja siis vanema muidugi automaatselt pani mind kohe tööd tegema. Et ma jõudsin nii vara kohale, niimoodi, et teised külas pidi mingi 6 tulema, mina olin 2:30, noh ma pidingi varem ära tulema. Ja siis läksin, ma pidin kella 3 kohale olema, aga ma jõudsin 2:30 kohale. Ja siis vana muidugi automaatselt pani mind tööle kohe. Et tõmba kuradi salatilehed puruks, noh, et salati jaoks. Ma mingi okei, davai. Tegin selle ära ja siis... Oli raske, jah? Ei, vanema on täpselt siukene mulle, et see nagu ei kannata paigal seista, noh, see kogu aeg tassib või midagi teeb, noh, tal on midagi kogu aeg vaja teha. Ja siis, aga nagu... Siis ma noppisin neid salatilehti, seal istusin diivani peal köögis ja siis vaatasin, samal ajal vaatasin, kuidas vanema ja vanaisa seal mingi möllasid. Möllasid? Ja siis, noh. Ja siis ma lihtsalt vaatasin ja mulle nagu täiega meeldis see, kuidas vana inimestel on ikka nagu, noh, vabandage väljendusest, aga nagu nii pohhuilist kõigest. See on lihtsalt nii näljakas, noh. See mõttes, et vanema paneb mingi puid alla vanaisa mingi okei, noh. Vanema mingi, mina lõika need kurgid ära, et pane siia, lõika see till lõika puruks ära, vaata, et noh, et vanaisa mingi, et sükast varrast ei pane see sisse, vanema mingi, no aga vaata ise, mis sa sinna paned, minul vahet ei ole, viia lõika puruks ära, pane siia kaussi. Vanaisa mingi, okei, noh. Siis tuleb tagasi mingi, noh, tundus siukene nagu mingi jumala disappointed juba, siis tuleb tagasi mingi, noh, vanaema, mis sa nüüd teavad? Ma mingi, lihtsalt nagu, see tundus siukene, noh, et kui tänapäeva noor paar siukest teeb umbes niimoodi, siukene ausalt tuleb, siis on mingi tüli majas juba. Aga vanadel inimestel on nagu nii savi juba, noh. Ma olen seda juba nii kaua koosanud, et see on nagu jumala pohhu lihtsalt. Nad on mingi, okei. Ja siis teine asi, mida ma nagu, noh, üks asi on see, kui üksteisega nääklevad kogu aeg. Ja see on, noh, see on siuke naljakas nääklemine. Siis teine oli see, et mis arvamused neil on, noh, et nagu neil on täiesti omad arvamused ja neid üldse huvita see ka, mis mujal maailmas toimub. Panevad oma jada edasi ja noh, siuke puine, noh, vanakooli värk. Ja kolmas asi, mis oli see, et see, kuidas nad riietuvad. See, mida vanemaks saad seda täiesti savi, mis asjad sul seljas on. Vaatasin vanaisa, ta oli ka ikka, noh, täiesti korralikult teksad, aga no see lõige, no mina ei kannaks elu sees siukest, no see tuli nagu sirged siuke tänavapost alla lihtsalt. Nagu see isegi see tagumiku juures ei tulnud siukest kumerad juurde, lihtsalt seelik. See on isegi seelik, said aru küll, et need on nagu teksad, aga see püksi sääl lihtsalt tuli nagu otse alla ja isegi siit alt nagu sellest kuradi sääre juurest tuli lihtsalt nagu pumps otse alla. Ma tahtsin pilti teha, aga ma unustasin ära. Ma siis, noh, särk on mingi suvaline särk, noh, triiksärk, mina elu sees ja vaataks seda siukest. Tõmbab selga, paneb särgi püksi ja siis kuradi möö kinni ja minekud, noh. Riided seljas küll. Vaja see on õige vend oleks.
tuli kohale, vana mõtles, et tee veinid lahti, vana see oli mingi õigus jah, tuli rongiga, ta saab täna juua, siis ma mingi, et ma veini ei joo, ega ma sulle veini polekski pakkunud, ma lähen toon alt õlle sulle, siis ma mingi, nice. Siis mul oli üks põrk õlle sees ja ega väga muud ei olnudki, muud ma selle väikse ajaga ei suutnud talle meelde jätta või mehele tärgata meele pähe tärgata. Okei. Ühesõnaga ma ei tundnud midagi muud. Ei tundnud mõtteid? Kas sul tuli midagi? Selle 2 nädala jooksul, mida me teinud oleme. Praegu on see siiamaani minu jutt on kõik. Jaa. Vaata, kas sul on ma juba suutsin selle jaoks ka igasugu asju mõelda, kui sina oma mis sa mõtlesid? Jutu pointisi rääkisid. Ei, ma ei tea tegelikult, mis ma siin mõtlen. Täna oli siuke tore päev, siuke mõnus lühike. Tegevusi väga ei olnud. Käisin jälle tööl nagu ikka ja... Millest me rääkisime enne? Sellest kui ma ütlesin, ärme sellest räägi. See 30, see vanus, vaata. Jaa. No, ei, minu meelest... Jah, ei noh, see oli jah mõte. Ei no, mis ma ei no... See, et 30-sed lapsi jah. Mis siis jah? Kas me rääkisime sellest, et 30-sed lapsi saada või see, et 30 on see, kus enam ei... Me rääkisime, mina ütlesin, et 30-selt peaks hakkama tegema, sina ütlesid, et 30-selt on viimane aeg teha. Mina arvan küll, et viimased, no minu jaoks oleks olnud viimane. Ma ei üldse ütle kellelegi, et sa ei peaks tegema hiljem või varem väga kõvasti. Aga sest mina arvan, et minu jaoks oleks see aeg hiljemalt 30. Sest et mul ei ole selle vastu midagi, kui legel on niimoodi, aga mina isiklikult ei tahaks minna lapse lõpetamisele siis, kui ise olen mingi 60 või 70. No. Et kui sa nagu no ei no selles suhtes 30-selt nagu peaks suht niimoodi no mul, minu ema on praegu minu ema on pluss miinus 2 aastat ja mul ema on 21 aastat vahet, ehk siis tema sünnitas mind, kui ema oli 30 ja no see on okei. Jah, enne 50, 48 siis, kui mina lõpetasin gümnaasiumi. Et, aga ma tean inimesi, kellel on isa, kes lõpetas on 70, siis kui tema gümnaasiumi lõpetas. Ja siis ma nagu mõtlesin, et okei, ütleme, et ta oli täpselt 70, siis kui ta lõpetas 19 oli äkki või. Mingi circa 49-50 sai lapsena. Ja ma mõtlen mingi, et jumal küll, kas ma pean 50-seks jaamat last saada. Aga samas ma ei tea, Teine asi on see, millest ma aru ei saa, on see, et ma arvan, et siis, kui sa lapse oled saanud juba, siis see on nagu loomulik või nagu tundub loogilisem. Aga minu jaoks on see, et sa teed lapse ära, ütleme, et ma nüüd 25-selt teen lapse ära. Ja siis ma ei saa sellest aru, et kuidas sa mingi paar aastat hiljem või mingi 5 aastat hiljem mõtled, et paks ühe veel. Kuidas sul tuleb lihtsalt nagu paar aastat hiljem või siis okei, ma saan aru nojah, sa ei saa väga planeerida, et nii, nüüd me teeme ära ja siis ootame nüüd 3 aastat täpselt ja siis võime järgmised ma seda ei mõtlegi, aga ma mõtlen seda, et nagu, et ma räägin, et mõnel teisel võib-olla tundub loogiline, aga minu jaoks on see niisugune sürr asi, et et hetkel on vähemalt ma arvan, et kui mul esimene laps ära on ja paar aastat mööda läheb, siis ma mõtlen ka, et äkki ta tahaks venda võdena. 2 oleks norm ikka. Jah, ei see mõttes 2 last oleks norm. 3-ga ma arvan, et läheks juba lapesse veits minu jaoks. Ma tahaks poega kindlasti. Üks poeg olla. Kas on poeg või abortion? Ma ei saa öelda, Hiina jah. Ma ei saa öelda, et nagu, et kindla peale, et peab olema. Ma ütlen, et võiks olla, sest muidu tulevad heiterid. Ütlevad mingi, mis sa teed siis, kui tüdruk tuleb vihkad oma laste? Mingi, ei, loomulikult mitte, aga pigem tead ikka võiks. Ma ei saa öelda ka seda, et kui tüdruk tuleb, et siis ma olen vähem õnnelik, kui poiss tuleb. Mingi, et jaa, et et tüdruk tuli, ma kurat, kui poiss saaks tüdruk, siis ma oleks natukene õnnelikum seda päris mitte. Aga kõigil on mingid eelistused, keegi lihtsalt, täpselt siuke asi, keegi ei oska öelda seda, või keegi ei taha seda otseselt öelda, aga kõigil on mingi eelistus. Ma lihtsalt tunnen, ma saaksin poisiga paremini hakkama. Poisid tahavad poisse ja naised tahavad naisi vist suht. Võimalik, jah. Enamasti see vist läheb niimoodi.
ma arvan jah. kuigi on ka muidugi erandeid, aga minu meelest see on jah siukene, et ma arvan, ma saaks lihtsalt poisiga paremini hakkama, nagu pojaga, selles mõttes nagu mees mehega rääkida on lihtsam kui mees naisega. Ma tean seda juba niisama suhtes olemisestki. Mitte, ma mees mehega suhtes saaks anda, aga ma seda ei mõtlengi. Ja ma saan aru, aga mõni teine võib-olla mõtles, et üleüldiselt nagu mees mehega on lihtsam rääkida kui mees naisega. Jah. Kas me täna jõuame varem selle toreda mänguni või? Ma ei tea. Võib-olla jõuame. Võib-olla jõuame. Aga kui me jõuame ma vaatasin, ennem kui me siin proovisime teist korda alustada, siis me igaks juhuks lappasin Delfi uudised ka läbi. Siis kui esimene kord proovisime, siis ei teinud midagi, siis nüüd teine kord, siis vaatasime neid asju ja kolmas kord, siis nüüd me ikka juba salvestame täitsa. No teine kord ka salvestasime, aga siis seal ei olnud midagi head. Ma ütlen ausalt, seal ei olnud midagi head. Nagu seal, kui te mõtlete, et seal oli mingi rõve tekst või mingi räägi pull tekst, mis nagu ei kõlba laskmiseks, siis ei, seal lihtsalt ei olnud midagi. See oli suhteliselt vaikus ja söömine. Jah, põhimõtteliselt siuke asi, jah. Aga, jah, enne kui ma selle uudise juurde lähen, seonduvalt selle uudisega, mis jaanipäeval teeb? No, ma lähen tõstamaale. Sest jaanipäev on juba, no, kas sinu jaoks on jaanipäev 23 või 24? 23 on tööne. 23 on jaani laupäev. 24 on jaanipäev. Ei, ma olen vist ikka nagu 24 ma ei tea. Ei, ma pean 23 ja lõget tehakse ka 23. Aga minu jaoks on ka 23 nagu jaanipäev. Ma olen ikka nagu kuidagi 24-ndat olen mõtlenud rohkem kui jaanipäeva. Ei, mul on kogu aeg 23. Aga ma täna eest vaatasin kalendrisse ja ma lugesin sealt, et täna või see 23 on nagu jaani laupäev, mitte jaanipäev. 24 on jaanipäev. Ja neljapäev 22 enne jaanipäeva on kadu neljapäev. Jah, eelmine aasta sai 2 jaanipäeva peetud. See priis ka järjest. Siis kui sai suvetööd tehtud Soomes, siis kuradi 24 pidasime Eesti jaanipäeva ja 25 pidasime Soome jaanipäeva. Soome nagu jaanipäeva? Jah. Mingi siuke asi on jah. Okei. Grillisid ka seal oma kortermajades. Neil on mingid siuksed väiksed putkad, kus saabki grillida niimoodi. See on pull. Okei. Kõlab siuke norm, aga ma arvan, et Eesti jaanituli on ikka ehtne. Ei, jah. Selles, et neid oli vähe ikka, kes nagu grillisid seal, aga mingid asjad ikka olid. Jaa. Okei, no ühesõnaga pere keskel. Oskavad paremini pidada. See aasta oled pere keskel, jah? Tüdruku ja õe mehega ja kogu, ja siis õe mehe küla inimestega. Niimoodi kohe. Jaa. Assa. Ja sõber ja tema tüdruk ka. No siis pigem nagu omaette ikka. Jah. Et nagu vanemaid ei ole. Vanemaid ei ole. No, nemad on Viljandis vaikselt vanavanematega. No jah, selge. Ja sina? Me just rääksime juba. Ja me ennem rääksime jah, aga ei, me oleme Vormsil jah. Oleme Kristjani ja tema perega seal. Me oleme seal, eelmine aasta. Ma ei mäleta, kas me eelmine aasta ka seal käisime. Oli vist jah, ma ei ole väga mujal jaanipäeval vist. Nagu, me saab see aasta 3 aastat. Uskumatu. Meil 2. Ja selle 3 aasta jooksul ma vist olen kõik jaanipäevad nagu temaga koos võtnud ja tema perega vist. Jaanipäev on täpselt siuke asi minu meelest, et nagu ma sõpradega püüan küll midagi välja mõelda, aga see läheb alati rappana. Sa ei suuda leida mingit kohta või nagu oleks koht olemas, siis oleks nagu, meil rahvas on olemas, kes tuleks, aga lihtsalt nagu kohta ei ole, kus saaks niimoodi eraldi olla. Tal Kristini vanemad ütlevad küll, et et saab sõbrad ka kaasa võtta ja nendel on midagi selle vastu. Aga seal on niikuinii kõik nagu voodikohad on juba täis. Põhimõtteliselt, sauna kohale saab veel panna mingi madratsi maha, aga põhimõtteliselt oleks see, et jah, et kui natuke mingi 4-5 inimest võtta oma pundina, siis osad keegi on pigem telki jääma pluss nagu siis on see, et nagu ega see maja juures väga ei ole vist, sest et ülejäänud pere on kõik maja juures, siis me käiksime arvatavasti ise seal kuskil külajaani tuleb või midagi. Aga ma olen viimasel ajal nagu hakanud nagu tundma seda, et ma väga ei viitsi niisugustel suurtematel avalikel jaaniüritustel käia. Et mulle meeldib pigem niisugune oma rahvaseltsis istuda, chillida, rahulik, vaikne, ei ole mingit rämedat möllu. Et ma näiteks Pühajärve jaanituled ja siuksed asjad, mina ei kannata. No ja me mõtlesime
korra mõtlesime, et lähme sinna, aga siis me mõtlesime läbi ja mõtlesime, et Tõstamaa on parem variant, et ma arvan küll, et on nii palju kui nii kulutuste poolest kui ma arvan sama koht või? Tõstamaa. See, millest on mingi vahest see on pull koht. See on ülimõnus ikka. Ja see on pull koht, jah. Aga ei, seoses selle uudisega või selle jaanipäevaga seoses oli siis uudis ka, mis siis kasulik ostujuurde osta ja siis, et noh, et millisesse poodi maksab enne jaanipäeva suur osta tegema minna ja kus on siis kliendikaardist ka reaalselt kasu. Ja, seda ma mäletan juba. No. Enne näitab praegu pilti mulle sellest kohast. Väga mõnus ilm on. Üli hea oli tookord. See oli nende... Ei, see on mingi lambine kord vist. See on mingi lambine kord tehtud. Nüüd siin natukene aega tagasi, kui õe sünnipäeva pidamine oli. Ma mõtlesin, et see on nagu eelmine jaanipäev, et kuradi hästi läks ilmaga. Eelmine jaanipäev ma olin Soomes üldse eelmine jaanipäev oli küll ikka väga apuraisk. Kuradi 11 kraadi soojana ja vihma sadas. No ikka tüüpiline jaanipäev, isegi Eesti moodi. Juba. Aga jah, ma jäin sellest rääkima, et millisesse poodi maksab siis nende jaanipäeva neid suur osta tegema minna ja kus siis sellest kliendikaardist ka reaalselt kasu oleks. Ega me tegelikult ise seda uudist veel vaadanud ei ole, ehk siis me nüüd jooksvalt siin püüame täita vaikust samal ajal, kui üks meist loeb. Et ega siin... Ma magasin kogu aeg. Ma olen veits haige veel, aga ma võitlen sellega. Et ma saan aru, et siis siin on vist võetud vaatluse alla Tallinna poed enamasti, et siis selleks on võetud siis Maxima, Selver, Prisma, Rimi ja Maximarket ja Krossi ka. Et siin on muidugi kohad ka, kus need on käidud, aga see ei ole vahet. Nii et kui keegi tahab enne jaanipäeva, ma loodan, ma võin seda täna üles panna, sest et kui inimesed juba homme hakkad jaanipäevale minema, siis nad teavad seda, need vähesed 10 inimest, kes kuulavad, need vähemalt siis teavad, et kuhu ostma minna. Räägitakse siis, et kõige rohkem soodustusi parasjagu Selveris, kus siis partnerikaardiga saab väga suurelt osadelt kaupadelt hinnalt alla. Mina isiklikult pooldan ka nendest poodide valikust, mis välja toodud siia on. Selverit, seal on kohati võib-olla hinnad tundub mõne jaoks suured, aga selle iseteenindus ja selle partnerikaardi süsteem on minu jaoks kõige meeldiv. Aga mul on ka Rimi kaart, igaks juhus, kui ma Rimisse satun. Ja Coopi kaarti ma vist ei ole veel nii. Minul on, alles tegin kus juures. Tahad golfi võita või? Mina võidan ära. Ma proovisin korraks. Ei, Fredi proovis. Ta ei võitnud. Ma ei tea, räägitakse ju kogu aeg, et loositakse. Ma pole kordagi käinud, et keegi võidaks seda. Oota, kas üks loositakse? Ei, minu meelest loositakse iga mingi aja tagant. Ma ei tea palju, et golf... Kurdi, seda ma imestagi. See reklaam on minu meelest mingi aasta aega on juba. Palju golfe läheb sinna. Või siis ei ole suudetud ühtegi veel välja loosida. Võit ei tule järgi. Ja siis nad räägivad siin, et siis kui partnerkaardiga nad ostsid seal, siis põhimõtteliselt said nad, ma ei tea, mille järgi nad seda teinud on, aga põhimõtteliselt enda ostukorvi siis sai nii-öelda partnerkaardiga saadud soodustusi ja ka tooteid tervelt 7. Et mis see näitab? Siin on mingi tabel. Siin on see, et palju neil ostukorvis maksma läks. Vist on tõesti jah. Oota, aga kas neil nimekirjas ei ole, mida nad ostnud on või? Selles mõttes, et nagu, et mida see ostukorv sisaldab? Ei tundu olema. Partnerkaardiga tuleb kasulik ostukorv 2 eurot ja 20 senti odam. No partnerkaardiga muidugi see ka, et sul tekib see bonus saldo, mida saad siis maha võtta sealt. No. Oota, aga nad ostsid 7 asja või? Ei, seal oli 7 asja, mida nad said soodustootega. Okei, jah. Oota, aga äkki ei... Mõtlen, et äkki nad võtsidki nagu neid asju, mis on soodustusega. Aga kuradi terve poed ainult 7 asja või? Ei, no sellest sa ei saa ju võtta siis... Ma arvan, äkki see mingi jaanidega seotud. Selles suhtes, et igas poes ei ole samad asjad ju soodukega. Ei, aga mingi kategooria, no ütleme liha. Mingi jook. No jah, need maksavad ikkagi. Ei no maksavad jah erinevad, sellepärast nad vaatavadki, et mis poes kõige odavam on. Ma arvan, et nad läksid, ostsid igas poes siiski samad tooted ja siis Selveris joppas, et nad said soodukaga. Jah, aga see ongi praegu see hetke kohta, et mis enne jaanipäeva kuhu pinna. Aga mind huvitab see, et mis need tooted olid.
Jaa. mida nad ostsid. Et ma siit praegu siiamaani olen seda välja lugenud poole. Maximas on mingi kollane kuu. Mingid hinnasildid on hästi palju kollaseid, mis siis tähendab siis justkui nagu soodustooted, ma arvan. Ilmselt tõesti. Kuradi siit, noh, selles mõttes on halb uudis, et siit ei loe välja, mida nad ostsid. Aga vaata, mis seda tabelit, mis siin all on. No vaata veel allapoole. Siin need on. Näed, siin on tooted kirjas, mida nad ostsid. Ühesõnaga, tooteks oli siis terepiim, valju keefir, terevahukoor, kohvikoor, hapukoor, kodujuust, rikota. Vaata, kui pikk see nimi. Kas see nimekiri ongi päriselt nii pikk või? Ma arvan, et see kõiki. Ma ei hakka, ossa raisk, kus nad ostsid. No siin on ikka Sõbras mõtlesin, miks see ostukorv mingi 70 € läks. Siin on ikka väga palju asju, noh. Okei, siin on mingi tatart, kookospiim. Majonees. Väga rängad, kuradi jaanid tulevad. Koorejäätis, suhkurt, üks pakk suhkurt ainult. Juua, mingid hommikuelbeid, õlut, leiba. No ikka mingid viinerid, kalapulgad, sakumi, liha, avokado, pataat, juurviljad, puuviljad, ma eeldan, jah, puuviljad. Ja no siis on need juustud, kanamunad, kohukesed, no ühesõnaga väga palju asju. Ibatootud. Siin on kõik eraldi välja ka toodud, mis, oota, ma tõstan selle, põhimõtteliselt siin on välja toodud ka kõik, mis nad siis tegid ja kus kõige odavam oli, noh, siuke graafik, Henri natuke möllas praegu statiiviga. Oi. Et siin on jah välja toodud siis mis, kus kõige kallim ja kõige odavam on. Ja siuke mingi diagramm on siia tehtud. Iga toote alla on kirjutatud see. Ja vahene toimetaja, kes tegi seda. Ega ta selle eest vist midagi ei saanud ka nagu. Midagi rohkemat ei saanud. Aga ma panen selle sinna YouTube'i alla linki ka siis igaks juhuks, kui kedagi tõesti peaks huvitama, siis saate vaata, et tõstin praegu kõrvale. Aga siis põhimõtteliselt see nimekiri, mida nad seal ostsid, oli jõhkralt pikk ja Maximas läks siis kokku neil 69 eurot, 58 senti, millest siis kaardiga said nad euri alla pea. Ei, no okei, 60 senti alla. Jaa, aitäh, kaardiga sai 60 senti umbes alla. Siis Selveris läks neil 75 euri. Siis, noh, partnerikaardiga said see siis juba põhimõtteliselt 2 euri alla. 2,20. Jah, nagu kirjas oli. Vist jah, kõige suurem soodustus vist, jah. Jaa, aga ikkagi on kõige kallim, mis asja? Kõige kallim ostukorv ikka. Selveris on kõige kallim ostukorv, aga kõige suurem soodustus, ma arvan. Noh, väga mingid võitu selles, et ei ole siis. Kui sul nagu raha laristada on, siis vist ei ole, jah. Või no siis pole vahet, aga kui sa nagu säästu tahad, siis no ühesõnaga vaatame edasi. Prismasse läks 71 euri, Rimis 74, Rimi kaardiga 72, noh, 1,5 euri umbes alla. Coopis läks 71, säästukaardiga siis põhimõtteliselt 2 euri alla ja Grossi läks 67 euri. Nii et kui seda graafikut vaata, siis põhimõtteliselt kui te tahate ja on juba odavat ostukorvi ja mitte väga palju soodustusi, noh, kui te soodustuste pealt tahate alla saada, siis minge Selverisse, sest et seal te saate partnerkaardiga 2 euri alla, isegi 2,20 saate alla. Aga kui te tahate nagu reaalselt, et teie ostukorvi summa oleks nagu väike, siis minge Grossi. Grossis on 67 eurot. Ei sponsoreeri, aga võiks. Jah. Peaks selle särgi tegema ka lõpuks. Ei sponsoreeri, aga võiks. Aga võiks. Jaa. Ühesõnaga, jah, minge Grossi. Kui tahate hästi odavalt, kui tahate soodustusi, minge Selverisse. Järgmise koha oleks muidu Maximond alt poolt. Siis oleks tulnud Prisma. Prisma on tegelikult hea pood. Prismas on head ja välismaa kaupa ka. Kas see on co-op või coop? Miks see coop on? Ma tahan kohe co-op öelda. Aga mina on kuulnud, kui öeldakse coop. Aga coop on nagu kanataru või see, nagu see, kus kanad elavad. Coop. On see? Minu meelest. Mis on nagu näljakas poele nimeks panna. Kanala. Nii et, ei, ma tahtsin enne mõelda, et Prisma on selles mõttes hea pood, et seal on nagu nii-öelda välismaa kaupa, et seal on neid nii-öelda Soome neid Rainbow asju. On. Mida mitte üheski tees poes me ei ole neid. Isegi seal
Soomes olin, komplekteerisin isegi Rocca Prisma, ma ei tea, kas Roccas on Prisma. jah. Sinna komplekteerisin mingeid Ai, enam ei ole, nüüd on Rimi vist. mahlasi ja asju. Jaa, nüüd on vist Rimi. Võib-olla on Prisma, ma ei tea. No vahet ei ole, ühesõnaga sealt jah, lükkasin mingeid asju teele. Sa oled meil internatsionaalne inimene. Jah. Kogu aeg räägin ainult mingit töö juures, räägin ka ja siis kui Soomes ja siis nüüd räägin ka siin Soomes nagu mingi Kalevipoeg oleks. Krossi pood iseenesest noh, nii palju mul sellest Krossi poest kogemust on, kui me kooli ajas käisime. No, lihapirukaid kogu aeg söömas. Jah, neid tähtpäevaga lihapirukaid söömas. Ei, need ei ole tähtpäevaga. No jaa, ei ole, aga nad näevad välja nagu tähtpäevaga. Tähtajaga. Jah. Täna on lihapirukil sünnipäev. Paneme odavamat letti. Minipitsad ja värki, jah. Ei no tegelikult see nägi veitsigine sketši koht välja, aga samas maitsid hästi. Täitsa okei. Nagu kurt ei saanud selles suhtes, et nagu midagi kõhtu sai hädakorra. Oi, Maximas ma nägin üks päev seal, kus see saialett on. No räägime siis, mis sa arvad sina Maximast siis? Mina Maximas. No selles suhtes mulle kõige lähem pood enne siin ühiki juures. Aga üks päev ma nägin sellist toredat asja. Et läksin sinna lahtiste saiade letti ja siis mingi siuke tegelane jooksis seal saiade vahel ringi. Ma just nägin. Nüüd ma rohkem ei taha nagu osta seal. Kas see oli tookord, kui me pütsime mängides, läksid enne moodi? Jaa. Ma seda nägin, jah. See oli päris paha siuke, mingi pitsa saiake, mingi siuke asi. Lihavirukas. Jah, siuke ekstra valguga. Proteiini pauk, jah. See oli suht kohutav, jah. Maxima on minu jaoks siukene, et sealt võib-olla kui mingi suurde sellesse 3X-iga Maximast saad, võib-olla seal on nagu enam-vähem. Aga need väiksed Maximad, need on võedi siis sketši kohad ikka. Mingid lahtsid asju väga ei tasu osta nagu, sest seal on varemgi mingid siuksed probleeme minu meelest olnud. Huvitav, et siukese asjaga nagu ei tegeleta või see ei too mingit nagu muutust. Maximal on pohvi. Rimi on minu jaoks siukene, enne ma võtan Coopis ma käin kõige, Maximas ja Krossis ma käin veel vähem, aga Coopis ma ka väga ei käi. Aga samas täitsa okei pood. See on minu meelest ju mingi Eesti tarbijate ühistu pood. Ei, normal, jah. Täitsa okei isegi. Hiinad on ka okeid. Hiinad, jah. Rimi mulle selles mõttes meeldib, et nagu kui Selvert ei ole, siis on Rimi, noh. Suht alati on niimoodi. Suht, jah. Et kui sa Selvert ei leia, siis Rimi ikka on. Aga mul on siin hästi läinud, et mul on siin K-marketit ei olegi. Naljakas. Okei, jah. Sest mul on siin 2 K-marketit kohe. Ja Maxima on kuskil kaugemal, ja siis Rimi ja Järve Selver on ka kohe ligidal. Ja et mina soovitan iseenesest Selverisse, kõige parem valik minu meelest ja kuidagi mugavam käia poes. Tundub siuke nagu kõik on nagu lihtsalt nagu mugavalt jah, inimese jaoks pandud nagu niimoodi, et ta liiaks asjad ülesse. Organiseeritud. Rimi on mõnikord minu jaoks segadusse ajav, eriti kui need Rimid on suured. Aga jah, mina helistan. Minu arvamus on see, et mina helistan Selverit. Üldjuhul on ikka see, et poodide see layout on siuke, et sa kui sa tahad mingit saia või asja osta, siis pead ikka taha otsa kõndima, sellepärast, et see tootepaigutus on selline. Kus sa tead? Tark jutt on ja ma ei tea, koolis räägiti. Jaa, selle ma püüdsingi viiata, et kus sa tead. Täpselt sama juttu räägiti meile, jah. Et kui piima tahad ostma minna, siis piimaletid on poes alati kõige taga. Et sa ennem käiksid kõik ülejäänud kohad läbi. Nii et väike fun fact teile, kes ei teadnud. Aga sitta selle uudisega lähme oma tänase osa viimase ja kõige lõbusama osa juurde. Ja see on see, et ja oleme jälle tagasi oma nupumänguga. Mina olen Ragnar, kellel on suu šokolaadi täis. Penoplasti. Šokolaadi pena. Ei oota. Jah, on küll. Jah, oleme jälle tagasi oma nupumänguga. Esimene nupp on kohe väga lihtne, ma arvan, et ma pole isegi lugenud veel. Ma juba lugesin mingi tubli pool tund aega tagasi.
ühesõnaga, et sa saad hästi kaua olla vee all, nii kaua kui tahad, aga ainuke halba asi on see, et sa ei saa edasi-tagasi liikuda, et sa saad ainult üles ja alla. Aga nagu see on ju nii, noh, see on okei. Ma olen põhimõtteliselt nagu vaatleja vee all. Näe. Ma aga mõtle sa oled kuskil... Ja ma ei saa midagi... Oota, aga... Mõtle, oled kuskil ookeanis, mingi tõmbad täiega alla. Noh, selles suhtes ujud üles. Ma tahaks minna sinna kõige sügavamasse kohta, mis see on maailmas, see mingi paarkümmend... See oli vist nii... Ma ei tea, kilomeetrid olid seal isegi. Oota, aga see, et sa ei saa edasi-tagasi ujuda, kas see on siis nagu vee all? Seda mõtlesingi. Ma arvan, et see kehtib vee all, vaata. Ja, ainult vee all, jah. No, siis ongi see, et ujud edasi. Vaata, lähed 30 meetrit all. Vaata, kurat, ma pean natuke edasi minema. Tähed üles tagasi ja siis... Huvitav, kas see kehtib nagu füüsilise vastupidavuse kohta ka, et sul nagu on siis parem füüsiline vastupidavus või see on nagu ikka sa suudad hästi kaua veel olla, aga siis sa lähed üli põhjas ja jõuda üles tuled mingi fuck, mis sa nüüd teed? Ise elad neist kuskil põhjas. No jaa, aga siis sa puhkad lihtsalt seal põhjas, vaikselt. Põhjas. Soomes puhkad veits. Põhjas. Jaa. Jah, see on täitsa tehtav. See on ju lihtne. See on täitsa tehtav. Siis paneme. Klik. Nuppu ma võitan õigus, jah. What? Jah, 41 inimest vajutasid, 59 vajutan. Miks? Kas need tõesti siis That's so retarded, it doesn't even make sense. Aga nagu ja ongi see, et sa põhja välja jõuad või? Ei, et sa ookeani põhjas kindlasti, no aga sa saad ikkagi vee all siis. Vee all, sa ei saa edasi tagasi liikuda. Loll. Inimesed on ikka tautod, no. Nii, sa siis saad üheks Power Rangeriks, kui tahad. Aga üks sinu lemmik Power Rangeritest sureb 24 tunni jooksul peale seda, kui sa kohtad teda. Mind üldse ei koti. Ma võin see Power Ranger olla, ma isegi ei koti need Power Rangerid. Kui mina olen, siis nad on ägedad. Kui mina ei ole, siis nad ei ole ägedad. Power Rangerite film tuli välja ja ma just tõmbasin selle ka. Peaks vaatama, mis endast kujutab. Kas tänapäevasem Power Ranger on nagu parem? Kas on ka hästi palju cinematicud sisse visatud või on lihtsalt... Jaa, igal pool explosions and stuff. Jaa, ma käisin seda Kariibimeere piraate vaatamas, vaata. See nägi ikka nagu vana ja Kariibimeere piraatid välja. Aga lihtsalt see nägi nagu efektide poolest palju vingam ja siuke nagu palju siuke immersive tunne oli rohkem. Aga mulle meeldis see, et nagu filmi story ja kõik see nagu kogu siuke filmi siuke presence oli ikka samasugune nagu vanad filmid. See on muutunud võrreldes päris palju teiste filmidega, mis on seda teinud või kus on niimoodi läinud. Aga need efektid olid just siuksed natukene vingemad ja see tegi minu jaoks väga hea. Mina panin talle isegi 80 IMDb's. Okay. Ma ei viitsi lugeda seda what the hell. Still okei, et ühesõnaga, et jumalate käest varastad tuld. Aga sa oled siis ketiga aheldatud kivi külge. Ja su siis sisemusi sööb kotkas iga päev. No jah, siis vist nagu, mis kasu sust on siis? Kas ma selle kotka põlema sammanna? Iga päev. No ma ei tea. Selles suhtes nagu ma arvan, et kui see kotkas nagu sind sööb, vaata, et siis... Veidi sketši on see tõenäoliselt Steel Fire. Jah, et... Mis see tähendab? Kas meil juba nagu tuld ei ole või? Jaa, see on veidi imelik. Väga hea. Inimesed nõustus meiega. Vaatame järgmist. Nii, sul on 3 soovi. Okei, et ühesõnaga sul on 3 soovi, aga siniste juustega mis asi on Deiti? Kes on Deiti? Ühesõnaga paneb sulle rusika ühte kohta. Rusika vanemad inimesed teavad ilmselt võib-olla, millest jutt on. Ja paneb rusika sinna, kus päike ei paista. Just nii. Sa ütle, mis sa arvad sellest, ma nii otsin, mis asi. Iga päev veel. Oota, mis ma otsin? Ei, mitte ära otsi, vaid räägi, mis sa arvad, ma nii vaatan, mis asi see tähendab.
see on mingi see on mingi jumalus. No selles suhtes, kui sul on iga päev nagu mingi asi seal ees on, siis ütleme, et siis on nagu vähe kahtlane, ma ei tea, mis soovida. See ütleb ka, et vahet ei ole, mida sa soovid, nii või naa sa saad. Jah. Ei, mul läheks kõrdi. Aga kui sa soovid, et ta on mingi 1 millimeetri suurune, sa teiti. Või noh, mingi 1 nanomeetri suurune. See teiti on ka kusjuures jumal või jumalanna. Nii. Ehk siis meil ongi mingi jumalikkus, noh. Nagu mingi jumal tuleb ja annab sulle lihtsalt kõrdi. No aga kui ta on 1 mikro-nanomeetrine. Tuleb mingi sääske. Ei, sääske 1 nanomeetrine. No. Ma ei tea, kas see töötaks. Nendega on alati see, ma ei tea, jah. Nendega on alati see case, et kas seal on võimalik ümber mängida sellel või ei ole, noh. Ütleme nii, et ei ole, noh. Aga hästi kõla. Ütleme nii, et noh, mul läheks lihtsalt selle kuradi skulptuuri vormimisega läheks seal vetsus natuke valusaks vist. Ja samas see läheks, võib-olla läheb just lihtsamalt, kui see kuradi iga päev tehaks suuremaks. Siis on niimoodi, et vormimine käib sul igal hetkel, kui sul sealt ei vormi midagi sealt ei vormi midagi, lihtsalt tuleb. Jah, et siis on nagu see, et sa ei pea tahtmagi või noh, et kui sa ei taha, et siis niikuinii sul vormib sealt midagi välja jälle. Jaa, aga samast võtab sellise pudeli kuju, ega ta samast lükkab see soolika pudeli kuju ta lükkab selle rusika ju teatud maal seal soolikas, aga soolikas ei lähe ju terves ulatuses, ei lähe laiemaks. Jaa, aga see sa hoiad seda ekskrementi seal, tead, seal maal, kus ei ole veel laiaks läinud. No ma nii täpselt ei tea, nagu seda sisemust seda ehitust. Ega seal väga ei ole puurinud väga. Puurinud. Ühesõnaga, ega see mõttes seda olukorda väga paremaks ei muuda. Ja, et suhteliselt ikkagi pentsik olukord. Ütleks nii, et Pepus on ikka noh. Nii, Half-Life 3. Half-Life 3, see on mingi geimerite värk. Ja meie ei ole geimer. Oleme, aga keegi teine ei ole. Ja. Sa elad siis oma lemmik videomängu või filmi maailmas või selles universumis. Aga siis iga aasta iga aasta sul on nagu sul on nagu võimalus ellujäämisvõimalus on väga väike, noh. Okay. Iga aasta su ellujäämisvõimalus on väga väike. Või nagu siin, noh, sul on peas see, sa tead, et su ellujäämisvõimalus on väga väike seal maailmas. Aga sa saad seal maailmas elada. Töötab see, kas ma olen nagu tavainimesel elan seal maailmas. Või mul on ka need, ütleme nii, et no sellest, et sina elad seal maailmas. Jah. Sina oled sina ikka. Jah, aga ma võtan selle filmi, vaata. Nii. Näiteks üks lemmikfilm mul, Inception. Jah. See on fucked up, nagu. Ja, see on mu lemmikfilm. Nagu isegi, kui ma surma saan. Who knows? Äkki see oli mingi loop. Jah. Nii et ma ei tea. Idest võiks, aga samas Inception on nagu hea film, aga see ei ole see koht, kus ma vist elada tahaks. Ma tahaks ikka kuskil pullis, noh. Mingi Planet of the Apes ja seal väga ei taha, aga mingi samas ma ei tea, kas ma tahaks mingi superhero kuskil maailmas ka elada, mingi Marveli maailmas, noh. Ma ise ei saa midagi teha ju. Jah, sa ei saa midagi nii teha nagu selles suhtes. Mingi Spider-Man lihtsalt lendab mööda ja. Noh, tšau. Ma ei tea. Aga mõni mäng. Mäng või? GTA saaks päris pull. Mingi vend tuleb sõida autoga üle. Ei, aga samas GTA ongi lihtsalt mingi LA ju. Jah. See on nagu jälle, mis kasu sellest on. No aga mis mäng siis oleks, kus ma tahaks olla? No need mängud, mida me mängime, need on suht kõik reaalselt, nagu see mõttes, seal ei ole midagi üllatavalt. No ütleme nii, et mingi Rainbow maailmas on päris sitt elada, noh.
see on siukene väga väike maailm, kus sa oled mingi kuradi maja ees jälle ja seal mingi vennad lased seinad sodiks. Oledki, aga sul ei olegi rohkem ju. jah, sul ei ole poodi ega midagi. sul on mingi baar on seal ja see Venemaa map. See, kus see seal kuradi täis mõtet ikka. seal ei ole isegi seal ongi ainult ju vaata mappides mingid baarid ja siis seal on joogid ainult. see stripiklubi. noh, aga see on tühi. jah. good point. noh, süüa ei ole ainult juua, saad ainult jooki panna seal. ja siis ongi nagu kogu moes. mul ei ole maailmakas no täitsa mõtlete, noh, pane mei. Pane mei. ma ei suuda isegi mõelda praegu siiamaani, kus kuhu ma minna tahaks või mis maailma. Ma ütlesin ei. Mäng ei ole nõus, oi. Sa saad siis selle Pokemoni, keda sa tahad. Päriselt. Aga et see vihkab sind kogu aeg ja tahab siis vabaks saada. Püüab vabaks saada, jah. Ma ei ole väga ma ei tea üldse Pokemoni kohta. Ma tean ainult seda Charizardi ja Pikachu'd. Jaa, ma tean ka Pikachu'd, aga Charizard on see väike oranž draakon, kellel saba põleb. Okei. Ja siis ma tean Pikachu, vaata, on see kollane see asi, vaata. Ma ei tea, ei ole kuulnud. Kas ta oli vee oma või elektri oma? Kas ta on mingi maa? Paneme ei või? Siin koti mingi Pokemon. Ja kõik need 12 vaatajad on Pokemoni fännid, siis panevad lihtsalt kinni. Oh my god, noh. Sa saad maailma päästa, aga sa pead internetti hävitama. Jaa, fuck, noh. Fuck, noh. Mida ma sellest maailmast päästan, nagu? Siis on nagu... See ei ole isegi praegu hukul. Okei, see on nagu halbu asju, aga... Okei, aga nagu selles suhtes, kui see maailma ei päästa, see on nii perses. Ma ei tea, kas sa beliivid ära või... Ma ei tea, mis sõnum üldse kasutada võime siin, kas ma võin öelda... perses. Jaa. Kas perse on... Minu jaoks on perse vandesõna. Okei. Mitte ropsõna. Okei. Tõesõnaga, et kui see maailma ei päästa ära, siis on nii perses. Selles suhtes. Ja selles, et... See on öeldud, et sa... You can save the world. Ei, aga samas. See on öeldud, et sa või... You can. Jaa, okei. Siis saad nõusta. Sellest, et see on nagu, et praegu ei ole väga pääst. Sa päästad maailma. Ütleme nii, et sa saad isisest ja kõigest lahti. Noh. Asu planeeti. Jah. Kõlab ja lambi. Ei noh, selles suhtes Putinid ja asjad tegutsevad nendega praegu. Jah. Ükskord võidame me niikuinii. Ei no, selles suhtes alles lasti ju mingi... kõik, või noh, hästi suured juhid ja mingi 300 sõdalast lasti Pilpaks ju. Nad olid mingil koosolekul. Ja see ISISe juht ja asjad lasti rüvadeks. Venemaa või keegi tegi seda. Ma ei teadnudki. Jaa, töö juures vahel laadi uudiseid. Ahah, no see on see klassik tööinimese elu. Teeb vähem tööd ja rohkem vaba aega. Ei, ma teen liiga kiiresti lihtsalt. Saad see häkker meil, ja. Ühesõnaga, me panime ei, sellepärast, et meie maailm on... Küll see üks hetk paremaks läheb, uskuge meid. No see on jälle siuke 50-50, noh. Kuidas keegi aru saab. Nii, sa elad ideaalset elu ja sul on võimalus siis kõike muuta igal ajahetkel, aga... See maailm on siis arvuti genereeritud ja sa tead, et see maailm on fake. Ja sa ei saa sellest lahkuda kunagi. Ja sa ei saa sellest lahkuda. Minu meelest kõlab nagu perfect life, ju. No ma tean, et see maailm on fake, aga ma saan igat asja muuta, mida ma tahan seal maailmas. Noh, nagu it is... Aga milline see maailm on siis? Selles suhtes arvuti genereeritud maailm. No ma arvan, et see on ikkagist nagu selles suhtes... samasugune maailm nagu meie oma, lihtsalt nagu need inimesed ei ole lihtsalt päris, noh. Sa vist ei ole näinud seda, mis see sarja nimi oli? Ma ei tule meelde praegu, aga see oli ka kus niimoodi, et inimesed said minna kuhugi maailmasse, mis on arvuti genereeritud, kõik inimesed näevad päris välja, aga nad tegelikult on arvutid, lihtsalt nad peavad seal mingi ise hakkama saama ja praegu blab. Assassin's Creed on ju tegelikult siuke. Noh, jah. Seal on ka ju tulevikus tulevad sinna... No või siis minevikus. Tegelikult Assassin's Creed on mõelda rohkem selle, et ta läheb nagu minevikus tagasi ja otsib sealt midagi ülesse.
et siis tulevik või nagu oleviku asju muuta. jah. No, ei, aga selles suhtes, kui oota. Westworld oli see sarja nimi. Okei. Sa tead, et see maailm on fake. Sa ei saa sellest lahkuda, aga sa saad kõike muuta, mis sa tahad. Sul mingi inimene ei meeldi, siis sa muudad ta ära. Viskata minema. No selles suhtes, kui see maailm on siuke nagu praegu on maailm, siis nagu vahet seal on, kas ta on fake või mitte. Seda küll. Ma arvan, et mul oleks liiga palju võimu, siis nagu... ma viskaks üles. Ma arvan, et see oleks mulle see, et mingi, et nagu praegu. Ma arvan, et see muutuks nii kiiresti igavaks. Jah, ma arvangi, et ma räägin, et ma et umbes nagu, et vaata on praegu sellise hetkel, ma ütlen, mul ei ole autot, siis ma mingi, davai, võtan auto endale. Nüüd on, mul on auto. Nüüd mul on auto. Siis ma mingi, panen 2 päeva ringi, siis mingi. Tahaks midagi muud. Siis võtan midagi muud. Ja siis üks hetk saab otsa see asjad, mida sa tahad. Ei, see muutub igavaks. Ilmselt küll, jah. See oli pointi, noh. Oi, no siin, ütleme nii, et 62 inimesed % ütlesid ja 38 ütlesid ei. Sa saad oma armastatud tuua surnust tagasi, aga sa ei näe neid kunagi ega saa nendega suhelda. Mitte ühelgi moel. Noh. Selles suhtes oleks hea, et mina temaga suhelda saa, aga pere saab ta tagasi. Jah. Et kui on tõesti midagi niukest halba juhtunud, siis pere saab ta tagasi. Nii et pigem, noh. Selles suhtes pigem sa teed seda, kui ei tee. Et sa saad ainult ühe tuua. Nojah, ega sa minul halba midagi ei tee, noh. Jah. Sest et kui ta nagu on seal mulla all, siis sa niikuinii temaga suhelda ei saa. Jah, no ma niikuinii juba aksepteerid sellega, ma olen suhe, siis nagu sama hästi võib olla. Nii. Okei, et sa siis teenid 75 tonni, kas on siis kuus või? Ma eeldan küll, jah. Ilma lisatööta ja legaalselt ja iga inimene, kellega sa räägid, on hästi aus sinuga. Isegi vahet pole, kas sa tahad seda või ei. Kas sa tahad seda kuulda, mis ta tahab sulle öelda või mitte. Sa ikka kuuled seda. Tõesõnaga, keegi ei valeta sulle. Ma arvan, et siukest kriitikat tuleks päris sitaks ikka. Jaa. See võib-olla üks hetk läheks juba päris paljuks. Jah, ma arvan, et suht siuke masendus tekiks. See on siuke loll asina, sest ma ei tea, kui paljud inimesed räägivad reaalselt, et kui ma nendega räägin. Noh, näiteks minu kohta või kellegi teise kohta. No ma arvan, et ikka inimesed nagu deep inside mõtlevad iga ühe kohta midagi, no mingit paska ikka. Aga ma jälle pask võib öelda. Mul öeldib see, et sa nagu, sa kuulasid seda eelmist osa ka, jah? Jah. Ja siis sa seekord küsib, mida sa öelda võid. Seal oli natuke hullem. Seal oli paar korda ikka natuke hullemaid sõnu sees. Aga me oleme isegi tagasi hoidnud. Okei. Mõtlesin korraks, et kas ma panen sinna piiksud peale, aga liiga palju tööd. Persse ka. Ma ei tea, ma ei viitsid vist. Ma tahtsin lihtsalt nii kiiresti üles saada, ma ei nii kaua venitanud selle üles panemisega, ma tahtsin selle üles saada, siis ma mingi kuulasin korraks läbi, siis ma persse kah käib ka. Ja läheb üles. Ühesõnaga ma pigem ütleks ei siis. Sest ma arvan, et oleks suurem summa, siis võib olla, aga tegelikult ma ei tea, kas siis ka. Ikkagi nagu, kui nad räägivad kõik, noh ma arvan, et igal ühel on ikka midagi öelda nagu. See mõttes võib olla hea tobe, et ma panen nagu ma panen mingid enda arvast üli pullid püksid panin alga. Nagu need, mis ma praegu elas on. Siis ma ütlen, et kuule, et need on ikka suht pedet püksid. Ei, sa mingi, need lukud seal ikka ei ole üldse sobisi ja taskute ülgena. Suht kole. Mul nagu üldse need püksid ei meeldi, et sa nagu peaks ära vahetama, sest ma ei taha väga sul külas ollagi enam. Ja ma ei taha siis olla siin, kui sa nüüd. Ja selles suhtes, et kuradi, mina pean mingi sittade kõrvaklappidega siin olema ja sina oled mingi headega. Need ei ole ka väga head, on mingi ragisevad. Ei, jah. Tehnilisi errorid meil on veel, aga no, ütleme nii, et ma arvan, et alustatakse isegi kindlasti alustatakse hullemate asjadega. Meil on isegi hästi läinud. See on ikka väga hea siin. Nii, aga ei. Me ütleme ei, jah.
see ei käi meie Vot, õige, 80% inimestest vastas samamoodi. huvitav, kas kuskil on mingi täitsa 100 ai, oota, kas 80 olid nõus või? ja 80 ai, raisk. On ikka kuradi kooltekirjad. Nii, sa võid siis kedagi haavata väga räigelt oma sõnadega, aga sa teed seda. Mõnikord teed sa siis seda oma sõpradele ja perele, kui sa oled nende peale kuri. No mis kasu mul on sellest siis, et nagu et ma saan kellelegi sa pead ikka väga mingi maini hakka olema, sa pead olema no sa pead ikka peast soe olema. Sa pead ikka siuke veitsadist olema, et sa tahad kellelegi väga halba ja siis sa mingi ma nüüd ütlen talle tänava peal keegi tuleb, vaat kurat, see on ikka nõme vend, ma lähen haavan teda niimoodi, et hakkab nutma seal tänava peal, noh. Sul on koledad püksid. Need lukud ei sobi siia tasku. No see on ikka nõme, noh. Nii, sinust saab siis kõige lahedam inimene üldse, aga sul ei ole absoluutselt mingit privacy. No jah, privaatsust just. Mitte kunagi. No, ma ütleks nii, et enamustel, kes kuulsad on nendel, no ikka väga paljus ei ole seda, noh. Kodus võib-olla on, aga okei, mingitel Ameerika suurtel kuulsustel oli see kodus, kus aia taga pildistada, aga paparatsad. See on juba suhteliselt siukene Sülle. See on suhteliselt siukene juba nagu olemasolev asi, vist mitte nii ekstreemsel tasemel, aga no ikka suht lähedal, noh. Palju puudu ei ole. Nojah, selles suhtes võib-olla need praegused kuulsused, vaata kunagi on nagu, noh, hiljem neil on nagu rohkem privaatsusest, siis nad ei ole enam nii kuulsad ja saavad rahulikult elada, aga siin on vaata, et sul ei ole mitte mingit privaatsust mitte kunagi. Yeah. Et ühesõnaga oled vana ja tahad mingi oma kodus seal vaikselt tiksud ja mingi puuksu laste ja siis kohe mingi lindistatakse ära ja pannakse netti mingi, et vana mees lasi törtsu, noh. Enam vähem, noh. Oh, yeah. Et siuke nõme. No, no ikka on, no ma ei saa aru, noh. Inimesed on ühel meelel. Enamasti on, jah. No ma ei saa ennast, jah, inimestest aru, kes jah ütled. No vaata, see on liiga pikk, ma ei viitsi. Ma tahan viimast võtta praegu, aga ma tahaks mingi... Sa saad siis teleportida igale poole maailmas. Ma vaatasin korraks, et siuke sarnane asi oli, aga see teine negatiivne pool on teistsugusem. Et saad teleportida igale poole maailmas, aga sa kaotad 24 tundi ühe telepordiga. Oma elust, jah. Nii, et iga kui sa telepordid, siis 24 tundi läheb see elust maha. Siin tuleks appi selgelt nägi. Ta võiks öelda, kauaks ma elan. Nagu ütleb, et ma elan 90-seks. Siis ma mingi, okei, siis ma hakkan arutama, et üks päev. No selles suhtes. Nii, 365 korda saaksin, siis ma vaataksin 1 aasta. Nii, kuradiga. No jah. Ma arvan, et ma teeks mingi 5 aastat kaotaksid, noh, see on ikka 5 korda 365, see on mingi... Aga kui kunagi on inimesed surematud? Kui on? See teeb 1825 päeva ja see teeb kuudes siis jagame 12-ga vist. Jah, just 152 kuud. Jagame selle siis aastatega. Fuck. Ei, see number oleks peab 30 jagama. Ma arvan küll, jah. Ühesõnaga oleneb, kas kunagi on inimesed surematud või kas neil on põhimõtteliselt võimalik kuidagi juurde osta nii-öelda aeg endal. Nagu see, mis see film oli? Oligi Time või? Jaa, mingi siuke. Kus nad see käe peal oli ja siis seal ostsid talle aega elus juurde. Ja, see oli pull. Okei, teleportida. No jah. Kuradi, no samas see on siuke asi, vaata. See on siuke, et sa ei pea seda kogu aeg tegema. Jah, põhimõtteliselt küll, et nagu mõtled, et tahad Austraaliasse minna, kaua pead sõitma, siis pops ja... Jah, aga sa mõtled, et noh, et siis kui hakkab juba paljuks minema, et oled juba tõesti, ütleme niimoodi, et oled seal juba 1824 korda teleportin. Varsti on niimoodi, et kurat, homme on juba läbi. Ühe korra veel, siis on nagu 5 aastat elust juba maas. Siis mõtled, et kuradi, et... No 85 ka hea vanus, jah. Jah, et 85. No see on juhul, kui sa tead, et sa 85-seks elad. Või 90-seks elad.
võib ka muidugi olla niimoodi, et saad nii palju teleportid, siis järgmine päev oled kutu, noh. jah. See on ka variant raisk. See on siuke, jah, ma tunnetan, et siis kui seda nuppu vajutada, siis see on siuke 50-50 raisk. Vähemalt minu peas see praegu 50-50. Ma arvan, et pigem teleporditakse. Ma pigem ka. Jep. Ja rahvas oli samal meelel. Rahvas oli samal meelel, aga üllatavalt nagu ülekaalus. Palju, jah. Ülekaalus oli, jah. Okei, nojah, selline oligi siis meie... You can shred. Ja, sa suudad mingi räigelt tõenäoliselt tõmmata mingid siukseid soolosid kirjaga või noh, nagu instrumendi peal. Paned räigelt, tõmbad aga suud seda ainult basskitarri peal teha. Jaa, aga nagu, mis sa kaotad sellega? Vaata, üleüldiselt on mõnes siukestes muusikute keskel vist on siuksed nalju ka, bassimehed on alati siuksed, noh, siuksed mõttetud venad, et nad tegelikult ei tee väga palju. Nad tegelikult teevad, aga lihtsalt on täda mulje, et nagu tegelikult need nagu noh, umbes kahte keelt mängid käinud. Jah, et see ei ole väga nagu väga suurt tegevust võrreldes sellega, mis sa gitarri peal teed. Aga siiski, mis sa kaotad sellega? Jah, siis sa väga vinge bassivend lihtsalt. Jah, et nagu pigem oled vinge bassivend kui mitte keegi. Pigem oled vinge bassivend, oi ma räägin. Ma rääksin mikrofonist mööda. Sellest ei ole midagi. Oi jumal, jälle. Kas seekord läks pikemaks oli? Natukene läks jah. No meil oli ka mingi tund 10, aga mul lõiksin tund 4 umbes kokku seda. Võtsin veidikene vähemaks seda teksti, aga... Jaa, ei alguses ei saanud vedama, pärast ei saanud pidama. Jah, meil oli siin päris väljakaid hetki ka täna. Kuigi täna oli siuke, ma tunnetan, täna oli siuke natuke rahulikum meelelu. Pigem jah, sest sa oled väga haige. Väga haige ei ole. Ma juba nagu paranen. Sul lihtsalt... nagu see nohu on suht mõistus ära. Tõmbab pea paksuks ära raisk. Jaa. Aga ei, järgmiseks korraks ma tean, mis ma teen. Järgmiseks korraks ma paneme stopperi paneme tiksima kõrvale. Siis ma ei pea kogu aeg seda salvestust vaatama. Siis ma saan näha, et kella saaks ka muidugi vaata, aga siis saame umbes teada, kui kaugel me oleme. Et sihime ikka sinna tunni ümber. Et tund 15 ma kardan, et läheb natukene pikaks. Kuigi, jah, võib-olla kui on huvitav, siis mõnel võib-olla on pikk sõita ja kuulata mingit palema lihtsalt siuke terve. Tund 15 sellega kord jõuaks. Pärnus. Sellega ma jõuaks tööle. Tund 15 või? Ei, tund lähen suht uksest ukseni. Ühesõnaga, kui ma sinu uksest hakkaksin sõitma autoga ja sina läheks tööle, ei, nagu sina hakkad bussiga tööle olema ja mina hakkan autoga Haapsalu sõitma, siis me jõuame samal ajal omalt sihti kohta. Jaa, kui mina ühika uksest välja lähen, läheb aeg tööle ja kui ma töö juures ukse teen lahti, läheb aeg kinni ja on tund möödas. Jõhker. Jah. Ma juba sama aega Haapsalu siit. Päris jõhker ikka. Päris jõhker. No tegelikult Haapsalu ei ole väga kaugel, ongi 100 kilta ongi. Aga paneme oma suud nüüd kinni, sest et vaata, mis asja, tund 17. Okei, vaatasin see tund 27 ja ma enne korraks vaatan. Ühesõnaga jah, sorry jah, tõesti ma tali vahele, aga need teie 12 inimest, kes te kuulate, öelge siis Härmasele edasi, et palun pitsat. Seda saatke Henrile või võtke Henriga ühendust selle pärast, et mina lähen 2 nädala pärast sõjaväkke. Oli tere, järgmise korrani ja see juhtub varem kui 2 nädala pärast. Nägemist. Tšau.